midagi maha mängitud, veel pole midagi maha mängitud. Sealt saab ajalt ära tooma, natukene üle 7 kondi alt tulevad. Rääkisin ka ja vaatasin meeskonda. Sai ka siin räägitud sellest, et Andri Õun ei ole sellel hooajal väga palju trahvikasse sõlmitud, on see just olnud probleemiks Belgika lavenemise kes on see oluliselt teha. Selle finaalist saada sellises konkurentsis nagu siin täna on. 10 sekundit on jäänud, start on antud tegelikult üle ja arvan natukene võib-olla hoidis seal tagasi ja kahekesti Priit Rebasega praegu siin selle stardi suhteliselt hästi teevad, aga Priit Rebane sai siin praegu parema stardipositsiooni eelise ja saab esimesena sinna sisekurvi minna ja praegu paneb Anu ees ukse kinni, aga saab näha, kuidas sõit edasi hakkab minema. Kindlasti Arvo Kask sellega ei lepi ja Arvo läheb võtab praegu ja läheb võtab Kask nüüd on ainult Arvo ülesanne see, et võimalikult kiiresti taas kahele eessõitjale järele saada ja siis juba hakkab tulema siit sellest võiduarvõidust kõige ja start on antud ja tulevad kaheksida Aalberta saab siin kõige paremast läbi. Erki Lind, Andre Kurk seal vahepealt üritab midagi ette teha, aga kahekesi Erki Lind ja Jaan Pettai lähevad sinna esimesse kurvi ja Erki Lind saab kõige parema positsiooni ja Andre Kurk on vaikselt libiseb Jaan Pettaist seal mööda. Jaan Pettai seal küll üritas midagi ära teha, aga praegu
siiski see ei õnnestunud. Peab vaatama õidult pihku. Nüüd kindlasti saate näha. Arvo näiteks Tartu antud. Arvo Vask ja Priit Rebane vähekesti tugevad. Ja praegu näeb Priit Rebane Valge võistkis. Sai siiski kiiruse pealt esimesena sinna sisekurvi ja praegu Arvo Tass teist kohta hoidmas ja on Pentai kolmas. 23 siit ilusti kenasti. Kiiremate meeste puhul tullakse siit välja, mis toimub seal taga ja praegu on võistlejad võtnud kenasti sellise. Kõrval tuleb Priit Rebane tegi hea stardi ja loomulikult tegi parimal stardipositsioonil startima minnes ka sai ta ilusti seal sisekurvis kohe teiste ees kurvilukku panna ja nüüd hakkab taktikamäng. Vaatame kohe, kes sinna suurematest tugevatest tegijatest esimesel ründikast stardini. Ja praegu peaks Siim Sõntemaa stardist oda. Vähemasti kuuldav, et midagi juhtus Siim Sõntemaa autoga. Vähemasti mulle paistas siin küll, et auto all lausa midagi seal ripuga. Kas oli seal midagi kardoonide asjadega igatahes. Siim Sõntemaa on juba stardist suurest konkurentsist väljas ja praegu Andrus Karu teeb hea stardi, tuli sealt Kalmer Vahu tagant ja lausa kiirusega praegu pani Kalmeri ees ukse lukku. Aga see Kalmerile meeldib, see ajab kindlasti Kalmeri värvi ja Kalmer tahab näidata, et tema tegelikult on selle klassi valitseja olnud läbi selle hooaja. Aga kas on see äkki Andrus Karu päev? Saame näha. Võistlejad alles esimesel ringil ja millise taktikaga minnakse. Kalmer läheb, võtab kohe Jokker ära. Ja seal väga õigelt sõitma. Kas nüüd viimased võimalused on jäänud? Ja tõepoolest. Veel on vaja sõita. Tuletab meelde, 20 kilomeetrit tahad siis Andri Euna, selliselt tehakse, ei tea, kas see kontakt oli nüüd lubatud või mitte. ja täpsem arvestuse järgi on Andri Euna pidanud selle aastal Euroopa rallikast tappida lausa 3
selleks, et juba Mait Mikkoviga kahekesi edendas sinna hõbe- ja pronksmedalitele. Selle telekoodi peale hoiatakse ja endiselt. Ja pärast mitmed etapid on tuleb siit teisega. See on siis klassi